tere, mina elasin ja sain kokku Toomasega, kellel on väga hea resultaat siis Ocean Win'i tarbimisest. Tom, ma kuulsin, mida sa jagasid, kas sa räägiksid uuesti üle selle meile ka? Ja ma siis alustaks nii, et kui sina oled Elo siin, siis tere, mina olen Toomas siin. Ja ma ei toetu siis ma ei hakka seda toodet lahti rääkima, et mis ta peensusteni sisaldab, et jutt oli resultaadist. Ja, et Ocean Wind siis ookeani mineraalide kompleks. Just see sõna mineraalid, et vaata, nii nagu kunagi olin väga haaratud koralliveest, kui ta tuli, sest seal on ka mineraalid sees ja vesi. Aga ma tahtsin just rõhutada sõna mineraalid, sest ta on Ocean Wind, see mind tähendabki nagu mineraalid. Aga me oleme seda sõna vitamiinid ja mineraalid mustmiljon korda kuulnud ja me ei suhtu sellest enam väga tõsiselt, tähendab. Ta on lihtsalt ühest kõrvast sisse, teisest välja, aga tänapäeval inimkond lausa vaevleb mineraalide puuduse all. Nii, ja siis just nimelt selles Ocean mineraalis on sees sisuliselt terve Mendelejevi tabel. Aga seal on üks aga juures. Et kui seda tarbima hakkasin, siis ma märkasin, tähendab, et tal on mingi teine toime ka, märkasin, ma magan hästi. Ja siis avastasin, et seal on väga suur kogus magneesiumi sees, päris suur kogus. Ma isegi ei oska öelda, mis vormis ta on, sest magneesiumi vorme on väga palju. Malaadid, sitraadid, tauraadid, kloriidid ja nii edasi. Ja seetõttu ma ütlen, et seal on selline, mis väga hästi omastub. Ja kuna mina olen Toomas selline natukene rahutu tüüp, natukene viletsa unega, siis märkasin, et pärast selle tarbimist ma magan päris hästi, aga nii nagu kõigi toidulisanditega, nii on ka selle Ocean Win'iga, et seda võib kahte moodi tarbida. Üks on see, kas sa tarbid teda profülaktiliselt, nagu on soovitatud seal umbes nii, et kuskil hoida nina vee peal. Liitri kohta vee või siis 750 milliliitri ja siis päeva jooksul. Aga mina panin ta klaasi või veel vähema vee kogusega ja enne magama minekut jõin ära ja mida ma avastasin, ma magan väga hästi ja hiljem ma siis hakkasin vaatama, et milles see asi seisneb. Hakkasin magneesiumi kohta, lugesin terve raamatu läbi ja veel infot, märkasin, et tohutu palju asju, mis ma tahtsin öelda, et magneesium on nagu üks baas mineraalidest, et kui seda ei ole, siis ka teised mineraalid ei omastu. Ja tema väga hea omadus on see, et ta lõdvestab lihaseid. Ja kunagi, kui ma massaažis käisin, oli niisugune juhus, et see massöör ütles, oma Indias seal, et sul ei olegi midagi masseerida väliselt, et su lihased on nii pehmed, tähendab. Aga ütles, ta oli natukene selline sensitiivne ka, ütles, et sinu siselihased on väga pingul. Ja see mulle meenus siin, kui ma hakkasin seda tarbima, et just siselihased ja kui siselihased on pingul, vaata, et terve meie organism, kõik organid, näärmed, kõik töötavad lihaste baasil nagu lõttuvad, lähevad pingule, lõttuvad pingule nagu südagi, tuks, eks ole. Ja kui alaliselt tekib, on kogu aeg nagu meil siin terve see keskkond on närviline ja kui inimene on väga tundlik, siis nagu need lihased, eriti just rõhutan näärmed, endokriinsüsteem läheb pingesse ja siis ta ei suuda enam efektiivselt töötada ja selle tagajärjel tekib terve jada asju, toitained ei omastu, needsamad mineraalained ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. All olev stress nii öelda. Just, et seal 1000 nüanssi. Ja siis ma olen natukene selline naljakas inimene, et sõnadenärija ka tähendab ja vahest on paljud asjad, mida naljana ütled, tegelikult omavad väga sellist sügavat tähendust tõepõhja. Ja siis ma kasutan seda sõna, olen alati sageli meenutanud, et ajuvabadus. Ja tegelikult, kui niiviisi ilma mõtlemata sellesse suhtud, siis see tundub, et natukene lollakas, eks ole. Aga see pole üldse lollakas, selleks, et kui see hetk, kui aju ei mõtle, vahel ei sega, see hetk organism saab puhata, lõdvestuda, lõputust jutuvadast. Ja, et isegi kui inimene räägib, tähendab, et tahab mingil asjal lahendust, see kõik toimub meele tasandil. Tee nii ära, tee seda, mõtle nii, ära ole nii, et see on kõik meeles. Aga see ajuvaba hetk tekib alati meil öösel, siis kui me magame, vaata, siis meil ununevad kõik igasugused haigused, igasugused hädad ja aju on välja lülitatud. Ja siis saab organism hakata ennast lõdvestuma, puhkama, taastuma ja nii edasi. Ja selleks ongi vaja, vaata, nagu just viitasin, et ma magan halvasti, oli vaja, et ma puhkaks hästi välja ja selle Ocean Win'i arvelt ma hakkasin paremini välja puhkama. Pluss veel, nagu nimetasin, Mendelejevi tabel, mineraalid. Nii, ehk selles ajuvabas olekus hakkavad kõik protsessid tööle. Ja ma võtan seda sellest ajast, kui see toode müüki tuli, kuni praeguse hetkeni. Igapäevaselt enam? Igapäevaselt.
Okay. Ja kuna ma mitu korda siin olen maininud just, et uni, siis mina tarbin teda, võtan terve pakikese vahetult enne magama minemist õhtul, vist ütlesin juba enne ka jälle, kordan veel kord üle, kordamine on tarkuse ema, poole klaasi kuni klaasi veega. See on siis nagu 100 kuni 200 milli umbes või? Jah. Just 100 kuni 200 milli tähendab ja siis algul lööb ta suu tuliseks, vaata kui magneesiumisüsti ka tehakse, siis ta lööb ka nagu terve pea tuliseks ja suu tuliseks vahest isegi kui ta kogus on suurem, tahab pilti eest visata, mul on kunagi teinud, kui noh, ma sellist natukene pahalase elu ka elanud, et kui see veri oli natukene ei olnud heas. Liiga palju alkoholis jah? No mis iganes jah. Ja siis sellega toimib sama efekt nagu. Okay. Ja mis ma öelda, ma tahtsin midagi öelda, mul läks nagu oleks meelest ära. Ise olen muidu pigem pannud, ütleme, suuremasse kogusesse vette ja tehniliselt seal paki peal soovitatakse 750 milliliitri veega seda segada, aga ma vaatan oma klientide pealt, et tegelikult inimestel nagu maitsetajud on hästi erinevad, kellele meeldib just see kangem kontsentraat, kellele lahjem, et ma olen ka pigem nagu soovitanud oma maitse järgi seda timmida ja võtta nii, kuidas nagu inimesele on vastuvõetav ja vahest isegi lisanud sinna nagu natuke sidrunimahla, et see ka parandab ja on mõnusam nagu vastu võtta kehal seda. Mul meenus see tähendab, mis ma tahtsin öelda, et vaata, et sageli on igasuguste toodetega kardetakse mingit üledoosi, on ju. Magneesiumiga üldiselt sellist kui üledoosi ei teki, et no vesi raustute mineraalidega, ta läheb lihtsalt veega välja. Ja et kõige hullem katastroof, mis võib ära hirmutada, oi, mul on kõht lahti, tähendab. Aga see on magneesium kuhul loomulikult. Aga ja see on ka sageli tähendab alguses. Noh, et nii nagu inimene hakkab vett jooma, paljud, kes on korallivett hakanud ka jooma, ütleb, oi, mul see asi, too asi. Aga hiljem, kui organism saab oma vajad selle kätte, mis ta tegelikult igapäevaselt vajab, siis kõik balansseerub, taastub, stabiliseerub, läheb normi. Ja mina olen tarbinud nagu pidevalt selleks, et magneesium on niisugune asi, mida üldiselt toiduga me väga kätte ei saa. Ja jälle ma rõhutan mingid väga tähtsad asjad just, et ta on baasmineraal, et paljud, näiteks kaltsium, vaata, et on need kaltsium, magneesium kompleksid koos. Aga öeldakse, et sealt magneesiumi raamatust lugesin, ma võin natukene eksida, aga ütles, et need, mis vanasti olid seal 10-15 aastat tagasi, et see balanss või need normid ei pea enam paika, et praegu on vajalik, kas oli seal 6 korda rohkem on vaja magneesiumi, sest magneesium pidigi viima kaltsiumi sellesse vormi, vedalasse vormi, et ta üldse organismis omastuks. Et sageli öeldakse kaltsiumi puudus, aga kaltsiumist ma just lugesin sealt magneesiumi raamastust, et kui ta on ilma paraja koguse magneesiumita, siis ta lihtsalt hakkab, veresooned hakkavad tukkima, ta sadestub kuskil liigestes ja nii edasi. Ehk isegi võib tekitada igasuguseid insulte, infarkte tähendab. Et seetõttu veel kord magneesium, aga apteegis oli ta, ma ei mäleta, mis vormis see oli, see ei olnud vist kloriin. Vorm on nii palju mul hetkel. Sellises vormis enamus tooteid, kus ta nagu ei omastu, et seal võib olla lühikuid peal ja seal, ma ei tea, 300-500, mis iganes või rohkem, aga et omastub ainult, kas seal oli 30% või midagi taolist. No see vist on ka üleüldiselt alati olnud nagu jutus ka seal üldises meedias, eks ju, et magneesium on raskemini omastuvaid nagu mineraale, aga noh, kui sellest puudusest rääkida, ma arvan, et seal kindlasti mängib rolli ka see nagu ülejäänud elustiil, eks ju, mida sa jood, mida sa sööd, eks ju, arvestades, et kohvi viib väga palju mineraale, vitamiine välja kehast, eks ju, et siis juba see, noh, sealt, eks ju, et mis sinu muud harjumused on, sõltub sellest, kui suur sinu vajadus on. Ja me ei ole kunagi elanud ajastul, kus me oleksime nii üle söödetud, aga nii alapoidetud, eks ju. Just, et kes on nagu tarbivad alkoholi ja suitsetavad ja ka head harjumused, näiteks ma käin saunas väga palju. Samamoodi kaotab ju mineraale välja. Et seda lihtsalt peab taastama ja siis veel üks asi, mis ma ise olen, aga nagu ma ütlesin, ma olen natukene närviline, rahutune, tüüp, eks ole. Ehk see näitab, et kogu aeg nagu just need siselihased lähevad natukene pingule nagu näärmete tasandil, endokriinsüsteem siis tähendab. Endokriini alla kuuluvadki kõik näärmed ja need on ülitundlikud ja siis ma tarbin pidevalt tähendab ja see aitab nagu niiviisi elada täisväärtuslikumat elu, jah. See võib-olla oleks praegu lühidalt. Jaa, suurepärane, aitäh Tom, tõesti.
suurepärane nagu kogemus ja jagamine, ma olen väga tänulik. ja see ei ole pelgalt lihtsalt niisugune ärijutt, et oi-oi-oi. no see on sinu kogemus, eks ju, ja ma arvan, et see kindlasti on kellelegi abiks, kes seda videot vaatab. et seda tehnilist infot saab, sellega saab. seda saab otsida juurde. otsida juurde ja kurssi minna. aga jah, tähendab, et reaalselt noh, ma tahtsin seda öelda veel natuke teemast kõrval, et kõik asjad baseeruvad usule. usul on see, tähendab ükskõik, mida sa poest ka ostad või kuskilt tervisepoest mingit asja. sa loed seda infot, lõppfaas on ikkagi see, kas ma usun või ma ei usu seda, et see info on tõene. seega ainult selle toote proovimine näitab isikliku selle kogemuse, kas läks midagi paremaks või. aitäh sulle veel kord. veel kord. Namaste.